Tere päevast! Nüüd teeme tutvust minu PS4 mängukoguga. Arkham Knight, Batman. See nahkhiir jõudis minu kätte koos konsooliga. Et kes on minu kanalit vaadanud, need teavad, millise konsooliga. Järgmine mäng on Putty Squad. Kasutan võimalust ja tervitan kõiki, kes on omanud kunagi ja omavad praegu Amiga CD32 konsooli. Ei oska arvata, kui palju neid õnnelikke peale minu Eestis on olnud või hetkel olla võiks. 23 aastat tagasi oli Amiga CD32 kõva sõna. Nüüd on siis vana klassik saanud uue elu. Väga hea. Tear Away, Unfolded. Olemas. No, vaatame sisse ka. Selline. Üldiselt minu kogus selliseid ülimilitaarseid mänge ei leidu. Ja külmaks jätab ka FIFA sari, ehk siis relvade jalgpall ei lähe kohe üldse mitte peale. Küll aga on minu kogusse tere tulnud sellised asjad nagu Journey. Ja see on siis tegelikult kogumik, millelt leiad 3 toredat ja huvitavat mängu. Soovitan. Ja Final Fantasy ei vaja tutvustamist, eks ole. Ja vaatame sisse ka. Väga ilus. Nii. Bloodborne. Ja sellega on siis nüüd niimoodi, et ümbrisel näha olevat hinda ära vaata. Mõtleks veel seda, et ei ole tarvis kohe joosta poodi asju ostma, nii kui need välja tulevad. Näiteks selle mängu hind lasti mõni kuu pärast poodi jõudmist 70 euri pealt 20 peale. Et mõelge selle peale, mida te oma rahaga teete. Ja minu läbi aegade kõige lemmikumad tegelased, Raks ja Kolks. Seda mängu kassid ostaksid. Ja käesolevaga tervitan kõiki kasse ja loomulikult roboteid. Siin on midagi neile, kes teavad, kes või mis on Mega Man. Või siis on see mäng neile, kes on seda mängu ise 25 aastat tagasi mänginud. Mighty No. 9. Ja siin on meil tegemist ühe sarnase mänguga, ühe sarnase tegelasega. Igaühele see peli ei sobi, ütlen kohe ära. Aga muidu on kõik suurepärane. Need, kes tahab, võiks proovida. Ja üllatus, üllatus. Mis meil siin on? No Man's Sky. Uskumatu. Ja olemas ta mul on. Ja ka selle mängu lugu on selline, et siis kui ta poodi müügile tuli, siis oli tema hind 70 euri ja läks mõni kuu mööda ja siis ta oli 20 euri. No loomulikult ma ostan selle siis ära. Et ma peaks loll olema, kui ma 120 euri eest ei võta oma kogusse. Ja selline see minu tagasihoidlik kogu ongi. Hetkel on mul siin 9 mängu ja nii ongi. Et mida ma tahaksin oma kogus näha oleksid
Tomb Raider ehk siis Rise of the Tomb Raider ja siis South Parki uus osa The Fractured But Whole või midagi sellist. Ja ongi kõik. Tänu vaatamast ja näeme taas!